Iraanis seisab režiim silmitsi üha kasvava survega, sõjast räsitud majanduse ja uute rahutuste puhkemise ohuga. Iraani Statistikaameti andmetel ulatus aastane inflatsioon juulis 66%-ni, samal ajal kui toiduhinnad tõusid aastaga 128%, kuna kahjustatud infrastruktuur, häiritud kaubandus ja USA mereblokaad süvendas tavaliste iraanlaste olukorda veelgi. President Trump ähvardab nüüd uute enneolematute majandusmeetmetega, kuid pole veel täpselt selge, mis need on. Siiski võib Teherani juhtkonna jaoks suurimaks ohuks olla mitte majanduslik valu ise, vaid risk, et süvenevad raskused sütitavad taas massilised rahutused ja toovad meeleavaldajad tänavatele tagasi. Et teemat edasi arutada, on meiega nüüd stuudios Pentia Modiri, Iraani ajakirjanik ja dokumentaalfilmide tegija. Pentia, aitäh, et oled siin meiega. I24 uudiste stuudios. See on au olla siin, Nicole, aitäh. Kas saaksid meid viia Iraani igapäevaellu nii hästi kui võimalik? Kui toiduainete hinnatõus on 128%, siis kuidas see majanduslik surve tavaliste iraanlaste igapäevaelus tegelikult välja näeb? See tähendab, et palk, mis varem kattis pere toidukulud terveks kuuks, kaob nüüd mõne päevaga. See tähendab, et paljud inimesed peavad valima, milliseid esmatarbekaupu ja põhitoiduaineid nad endale lubada saavad. See tähendab, et paljude perede toidulaualt on nüüdseks kadunud liha, kana ja punane liha. Ja tõepoolest väga paljud inimesed kannatavad praegu majanduslikult. Need, kes peavad end keskklassiks, avastavad nüüd, et nende palk saab mõne päevaga otsa ja nad ei saa endale lubada isegi punast liha ega kana. See mõjutab kindlasti kõige rohkem tavalisi iraanlasi, aga Pentia, millised märgid näitavad, et see mõjutab ka režiimi? Mida peaksime jälgima, et näha, kas režiim ei suuda enam maksta IRGC vägedele, Basiji jõududele, et see avaldab tegelikult mõju, mitte lihtsalt ei taba tavalisi iraanlasi? Nicole, väga hea küsimus. Tegelikult ma lugesin ajalehti ja nägin, et paljud neist ütlevad, et Iraani majandus peab endiselt vastu. Ja siis esimene küsimus, mis iraanlasena pähe tuleb, on, kelle majandusest te täpselt räägite? Režiimi majandus, jah, sest nad on aastate jooksul leidnud palju viise, kuidas sanktsioonidest mööda hiilida, kuidas ehitada paralleelne viise, kuidas endiselt ennast rikastada ja kuidas kuritarvitada, kuidas tegelikult teisi sektoreid kuritarvitada, et saada raha, mida nad oma ettevõtmisteks vajavad. Aga inimeste puhul on see juba hoopis teine küsimus. Täna oli tegelikult hea uudis, et Araabia Ühendemiraadid olid peatanud kõik majandus- ja finantssidemete Iraaniga. Ja see on tegelikult oluline areng, sest Araabia Ühendemiraadid on olnud aastaid Iraani režiimi majanduslik päästerõngas. Ja nüüd muudab see tegelikult väga palju. Aga see viib ikkagi sama küsimuseni, sest oleme näinud Iraani majandust aastaid kokku varisemas. Oleme näinud, kuidas see mõjutab tavalisi iraanlasi, aga sa just ütlesid, et režiim on leidnud viise selle surve vältimiseks ja on siiski puutumatuks jäänud. Mida peaksime siis jälgima, et näha, kas see tegelikult mõjutab režiimi haaret Iraanis? Ma arvan, et ausalt öeldes, kui sõjavägi teab näiteks, kus ja kuidas Khamenei on või kus ta parasjagu viibib, ma olen kindel, et nad teavad, milline rahaline kanal hoiab seda režiimi elus ja nad peaksid selle läbi lõikama. See oluline areng Araabia Ühendemiraatidega oli kindlasti tähtis, sest aastaid oleme kuulnud, et paljud IRGC inimesed peavad seda oma pelgupaigaks. Nad lähevad sinna, võtavad oma raha välja, teevad kõike ja tegelikult ei juhtu mitte midagi. See ei mõjuta neid majanduslikult. Ja nüüd näeme seda ka Hormuzi väina sulgemisega. Tõepoolest inimesed kannatavad praegu selle all. Aga ma olen kindel, et sellised riigid nagu Ameerika Ühendriigid leiavad, kui nad tahavad, kindlasti kõik need viisid, kuidas nad saavad katkestada. Kelle vastu on praegu tavaliste iraanlaste viha suunatud, sest te mainisite mereblokaadi Hormuzi väin, mis tuleb Ameerika Ühendriikidelt.
kas osa sellest vihast majanduslike raskuste pärast kandub üle Washingtonile, sest nemad on need, kes avaldavad seda survet, mis jõuab lõpuks rahvani? Loomulikult on igas ühiskonnas erinevaid inimesi, kuid on inimesi, kes on sõja vastu just nende põhjuste tõttu. Aga samal ajal on neil tohutu viha režiimi vastu. Aga paljud protestijad, nende viha on nii suur, et nad ütlevad, okei, me oleme valmis selle kannatuse läbi tegema, kui me teame kindlalt, et nende lõpp on tulemas. Ja see on kindlasti peamine küsimus, millele me kõik vastust otsime. Bentea, sa liitud meiega sageli AI24 Newsis, aga sa oled välismaalt. Sa oled praegu siin Iisraelis ja ma tahtsin lihtsalt küsida sinu käest selle projekti kohta, millega sa siin töötad. Ja tere, aitäh sulle väga. Aga ma olen siin Iraani ja Iisraeli ühise projekti jaoks. See on nende esimene ühine ettevõtmine alates 1979 aastast. Ja mida me tegelikult tahame, on tagada, et vaesus sellistes olukordades, millega me praegu tegeleme, ei muutuks režiimi jaoks veel üheks süstemaatiliseks vahendiks selle kuritarvitamiseks. Vaesust inimeste vastu, sest nagu te teate, inimesed. Las ma ütlen seda niimoodi. Off-top tähendab inimeste aitamist ilma režiimi tugevdamata. See on humanitaarne platvorm. Ja see on süsteem, see on infrastruktuur, mis tagab, et inimesed saavad humanitaarabi. Ilma, et IRGC sellest osa saaks. Paljud inimesed aitavad oma peresid Iraanis, aga alati on tõsi, et see käib läbi kanalite, mille kaudu IRGC rikastab end selle raha osaga. See on reguleeritud platvorm, OFAC-i poolt heaks kiidetud ja eesmärk on aidata peresid ning viia nad vaesusest välja. Sest Iraani diasporaal on piisavalt raha, et aidata inimesi Iraanis ja samal ajal ei saa IRGC midagi. Väga oluline algatus. Bente Moodiri, aitäh, et olite meiega I24 Newsi stuudios ja jagasite rohkem infot. Hindame seda. Aitäh, Nicole!